Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgusid Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpen. Tere tulemast. Rahvusringhääling kahjustab Eestile mainet. Meediapalat. Tere head kuulajad, tudengid sünnitusmajast on tagasi ning jätkame täna oma teekonda ajakirjandusmaastikul. Christopher, räägi lähemalt, mis head meil täna pakkuda on? Jaa, tere ka minu poolt. Tõepoolest oleme taas kord suudesse jõudnud ning seekord 2. veebruaril ja esiteks ilusat Tartu rahu aastapäeva teile. Ja lisaks sellele on täna ka küünlapäev, mil vanarahval oli tavaks öelda, et murtakse talve selgroog ning talve süda lüüakse lõhki. Küünlapäev oli kusjuures esimene suurem naistepüha, mil mehed jäeti koju naiste töid tegema, naised aga seevastu käisid külas ja kõrtsis. Üks naine, nagu ma näen, pole mitte kõrtsi sattunud, vaid hoopis Ühiskonnateaduste Instituudi stuudiosse. Tore on täna saates tervitada meie head kursaõde Elisabeth Printsi, tere! Tere! Ja samuti on praamiga kohale sõitnud Muhu mees, kursavend Mikko Pärn, tere ka sulle! Tere kõigile! Nagu ikka võtame saates ette mõned ajakirjanduses käsitletud või üldiselt kajastust saanud teemad ning proovime neid analüüsida läbi meie õpitava eriala. Kui eelmises saates rääkisime erinevatel Eestiga seotud teemadel, siis seekord võtame esimesena ette ühe rahvusvahelise, võib öelda skandaali. Me räägime täna ühest enim guugeldatud inimesest, Andrew Tate'ist, kes on lisaks välismeediale saanud kajastust ka Eestis. Ja mis olid selle põhjused? Esiteks muidugi süüdistatakse teda inimkaubanduses, vägistamises ja kuritegeliku ühendusse kuulumises, kuid selle isiku ja fenomeni taga peitub rohkematki ning sellest ka esimeses saatepooles räägime. Esiteks võikski arutada, et mis tegi Andrew Tate'ist taolise palju kõneainet saanud persooni? Minu meelest oli see tema puhul kõige olulisem, et miks ta üldse inimestele peale läheb, on see, et ta pakub noortele meestele mingit väljundit, siis kuidas oma elu elada, iseasi, kas see on hea või halb. Ja üleüldiselt mudib siis igasugust suunda, nagu näha on, et ta on kõige guugeldatud mees. Mina arvan, et ta on sellepärast endale skandaal ja sellised asjad müüvad kõige paremini ja kui ta ütleb siukseid asju, siukseid skandaalseid asju, siis see on nagu tekitab huvi tema jälgijates ja siis sellepärast on saavutanud sellise ülemaailmse maine endale. Ja ma tooks ka välja, et üks põhjus, miks teid tõenäoliselt kujuneks taoliseks fenomeniks on kindlasti see maskuliinsuse kontrakultuur, mida ta esindas ja sellest kirjutas huvitava arvamusloo Postimehes Mihkel Kunnus, kes käsitles seda teemat nii-öelda kultuurianalüütiliselt ning mõtestas seda Tate'i fenomeni väga huvitavalt ja psühholoogiliselt. Ja ta tõigi välja, et taolise maskuliinse kultuuri vastu, see kultuuri ideaal on siis, ma ei tea, hea füüsis ja sõidab kiirete autodega, on ilus tüdruksõber, et selle kultuuri vastu on tegelikult noortel meestel praegu üpriski suur nii-öelda nälg. Kuid ega see polnud see probleemi tekitaja, et millest praegu räägitakse, selle kontrakultuuri kõrval kasutas Tate vägagi äärmuslikke ja ka misogüünseid ning naisi alustavaid ja mõnitavaid võtteid, mis minu silmis muutis koheselt selle Tate'i tegelaskuju vastuoluliseks. Just, õige mees siin, nagu näha. Ei, mõned Tate'i seisukohad minu arust ka, mis on täiesti absurdsed ja väga ekstreemsed, näiteks see, et naissoost seksuaalvägivalla ohvrid peaksid ise kandma vastutust selle eest või et depressioon ei ole mentaalne häire, vaid see on lihtsalt tunne, täiesti nagu absurdne. Selles mõttes need ütlused on nagu, neid ei saa kuidagi heaks kiita, aga minu jaoks nagu, mis Tate'i selle teema huvitavaks teeb, on see, et mul ei ole kokkupuudet nende ütlustega, mis teie ütlete. Et mina näen teda läbi sotsiaalmeedia ja mina näen teda ühtemoodi ja teised inimesed näevad teda teistmoodi. Ja alguses oli minu jaoks nagu, ma ei saanud aru sellest, et millest räägitakse. See tunduski siukse teemana, et keegi on jälle mingisuguse teema üles võtnud ja nagu vinti peale keeranud. Aga tegelikult sellest tuleb välja see, kui palju see sotsiaalmeedia siin selles mullis tegelikult kinni hoiab, on ju. Aga mõnes mõttes on ikkagi minu meelest mindud ka kohati üle piiri selle poole pealt, et mingisugused süüdistused on õhus, aga neid süüdistusi on hakatud nagu kindlas kõneviisis sellele inimesele nagu külge panema. Ja sotsiaalmeedias see võib-olla on tavaline nähtus, et seda tehakse, aga et ajakirjandus on hakanud tegelikult käituma sotsiaalmeedia kombel ja pealkirjadesse, juhtlõikudesse ja ka artiklites pikemalt lihtsalt kirjeldatakse lahti seda, kuidas ta on süüdi, ta on teinud, aga tegelikult praegu peale nende väljaütlemiste ei ole ta ju midagi teinud ja otseselt nagu kellegi kohta halvasti ütlemine ei ole seadusega keelatud.
ja et Eesti meedias me räägime täpselt samamoodi, et Postimehes 21. jaanuaril tituleeritigi teda kui juba nii-öelda kurikuulsat kupeldajat. Et jah, selle koha peal tõepoolest me saame juba rääkida sellest süüduse presumptsioonist, on ju. Et aga kuna tegemist on Eesti suhtes nii-öelda kauge juhtumiga, siis on väga kerge Eesti ajakirjanduse selles võtmes seda lugu käsitleda. Kuid siiski on selles osas tehtud ilmselgelt suur viga. Ja see pole ka ju esimene kord isegi Eesti tasandil, kui mõnda avaliku elu tegelast on enne kohtuotsust nimetatud erinevate nimedega, ma ei tea, naiste ahistajad ja pedofiilid või muud sellist, ehk jätkuvalt esineb ajakirjanduse vallas see probleem, et oleks olnud lihtne panna sinna pealkirja, et kupeldamises süüdistatav teit või muud taolist, kuid mingi pärast seda ei tehtud. Ja see tekitab tegelikult muret, sest taoline süüdistamine või tembeldamine tegelikult ju kahjustab inimese mainet. Muidugi teiti puhul on see väide võib-olla väga ei kehti, sest et eesti keeles ajakirjanduse lugejate arv on maailma mastaabis väike, kuid ka kohalike lugude puhul on see suur probleemkoht ning selles osas peavad ajakirjanikud ja väljaanded olema hoolsad ja tähelepanelikud, et mitte kahjustada liigselt inimese mainet. Jah, ma olen nõus sellega, aga lisaks inimese mainele tegelikult ju saab kahju ka ajakirjanduse enda maine. Ta on suutnud enda taha saada väga suure hulga rahvamassi ja sellega tegelikult mobiliseerida, et kui ta võetakse kinni ja ta ütleb, et Matrix on rünnanud ja inimesed päriselt usuvad seda, siis peale seda ei ole sellel samal ajakirjandusel nagu väga midagi teha enam, sest need inimesed lihtsalt ei usu seda. Just täpselt need pooldajad, et miks see nagu Eesti mõttes oli oluline sellest üldse rääkida, et tegelikult ju ka Eestis on neid pooldajaid päris palju, et kui näiteks Postimehes Rachel Kaare Juudas kirjutas 23. veebruaril teitist loo, siis ta sattus nii-öelda rünnaku alla teiti pooldajate poolt ning seda pahamelt, mis oli tegelikult üpriski jõhker, ei väljendanud mitte loo kommentaariumis, vaid tema isiklikus messengeris. Ja see demonstreeribki, et miks oli selle loo kajastamine Eesti kontekstis vägagi oluline, ehk teiti ja tema äärmusliku vaate esindajaid on ka Eestis küllaga. Samas loos sai ka sõna Eesti koolipsühholoogide ühingu juht, kes rääkis just sellest laste infotarbimist virtuaalmeedias. Ja see ongi minu arvates üks väga oluline lähenemine selle teiti teemale, sest kui me räägime internetis pesitsevatest ohtudest ning teit ja tema väljaütlused selles kontekstis kindlasti mingil määral ohtu ka tekitavad, siis kõige haavatavam nii-öelda rühm ongi ju alaealised lapsed. Nii noored poisid kui ka tüdrukud, kes oma enesehinnangut läbi sotsiaalmeedia ka kujundavad ning taoline misoküüniline mõtteviis tekitab ühiskonnas tervikuna erinevaid probleeme, mistõttu neid tulebki enne kõike ennetada ja lahendada ning siin ongi ajakirjandusel oluline roll see teema ja arutelu tõstatada. Minu meelest üldse on oluline tema puhul seda märkida, et ta suudab üldse, kuidas ta suudab inimestes neid õigeid nuppe vajutada või noote tabada. Sest ongi, et ta suudab läbi tõe puistamise oma neid valesid sinna juurde susata. Ja ma kujutan ette, kuidas ta on suutnud minu meelest Matrixi filmist näiteks siis, kus see sõna pärineb, luua või välja tuua midagi, mis loob kogu pärismaailmast mingile inimgrupile siis negatiivse kujundi. Ehk ma ei tea, valitsus valetab meile, ühiskond tahab, et sa vaene oleks mida iganes. Ma ei tea, kindlasti see mingite inimeste puhul ongi niimoodi, mingid ühiskonnad ei ole võrdsed selles osas, aga mul oli selle koha pealt oma emaga näiteks arutelu, kuidas ongi selliseid inimesi, kes ei ole mõeldud olema, ma ei tea, ettevõtte juhid või niimoodi. Ja see arutelu oli meil muidugi pikem, aga me lõpuks jõudsimegi sellele järeldusele, et meie näiteks olemegi sellised inimesed, kes töötavad palju paremini kuskil, ma ei tea, kinnisemas keskkonnas, kus meile öeldakse, mida teha tuleb. Mitte nagu näiteks mu vanem vend. Ja teiti selle isiksuse puhul nagu kindlasti muutis atraktiivseks, ongi selline agressiivne, kriitiline, selline veenev maneer ja kõneviis, mis tegelikult esmapilgul kutsub ka kuulama. Ja kui jutt algabki sellest, et ma ei tea, et õige mees peaks olema edukas ja muud taolist, siis algselt see tundubki see teema atraktiivne või isegi mõistlik, aga nagu sa mainisid, siis selle kõige muu kõrvale on ju puistatud neid väikseid äärmuslikke asju ja siis see tühistab selle nii-öelda mõistlikkuse nagu koheselt ning kahjuks on inimesi, kes sellest aru ei saa või sellest nagu päris teemast, mis seal varjus on, et sellest arusaamine võtab neil aega. Et jaa, et selle Matrixi puhul on ka ju see, et kui juba me võime siin mingisuguse võrdusmärgi tuua sellest peavoolu meediast kaugenemisega, on ju. Et kui teit räägib sellest Matrixist kui nii-öelda suuremast jõust, mis on siis temas süüdi tema tühistamises, siis sellega saab nagu sarnaselt tuua selle peavoolu meediast kaugenemisega ning see Matrixi käsitlus seda kindlasti ka soosib.
jah, selles mõttes, et kui ta on loonud juba siukse nagu narratiivi, et on mingi Matrix, kes tahab tühistada, no see on sarnane mingisugusele süvariigi narratiivile, siis kui, noh, nagu me enne mainisime, kui meedia läheb sellega kaasa, selles mõttes, et ta hakkab sildistama teda, noh, et ohtlik inimene, see ja too, on ju, siis see tegelikult ainult süvendab seda. See on selle narratiivi süvendamine ja võimendamine, mida tegelikult ei peaks tegema. Sest ma arvan, et neid fänne tegelikult oluliselt rohkem ajab närvi see, mitte see süüdimõistev kohtuotsus, mis sealt lõpuks tulla võib, vaid see, et ta on enne kohtuotsust nagu igalt poolt ära lõigatud, et sotsiaalmeediaplatvormid eemaldavad ta ära. See oli juba enne seda... Ei, see oli enne, jaa, aga lihtsalt ongi see, et oma väljaütlemiste pärast, et parandage, kui ma eksin, ta ei ole kedagi otseselt oma sõnadega rünnanud. Et ta on lihtsalt naisi. No jaa, aga ei selles mõttes jaa, sa saad rünnata ühiskonnagruppi, on ju, ja soopõhiselt, aga ta ei ole nagu mitte kedagi konkreetselt rünnanud. Ja sellel ei ole järginud füüsilist tegevust. Seal ei ole nagu, okei, temast on kuigi levinud internetis videod, kus ta on olnud vägivaldne naiste suhtes. Muidugi see on kõik väidetavalt, see ma ei... Ei, sellel peaks mingi video isegi olema. Jaa, minu arust seal on video, kus ta on olnud vägivaldne naiste suhtes. Pluss temast on video, kus ta räägib, et kui tema naine teeb OnlyFansi, siis tema peaks 10 000 800 endale saama, sellepärast, et naine müüb jutumärkides tema toodet. Ja see on täpselt see sama asi, millest teda ju süüdistatakse. Inimkaubandus ja naiste seksuaalne väärkohtlemine. Nii et... Ma ei oska seda kommenteerida, selles mõttes on päris head argumendid, on ju. Aga lihtsalt, noh, siis peakski rääkima nendest asjadest, et rääkimegi sellest videost ja sellest nendest konkreetsetest asjadest, aga mitte nimetama teda kupeldajaks ja asjadeks. Kusjuures temaga on huvitav veel see, et võib-olla ma eksin, aga minu meelest ta sai peale seda, kui ta igalt poolt tühistati palju kuulsamaks, sest tema need jälgijad olid need, kes hakkasid igale poole tema igasuguseid klippe ja väljaütlemisi üles panema, ma ei tea, Instagram Reels, YouTube Shorts, TikTok, mida iganes. Peale seda ta hakkas nagu veel rohkem, mis eestikeelne vaste on, blow up imisele õhku lendu. Päevakajaliseks muutuma. Jah, päevakajaliseks muutuma. Ja ma ütleks ka, et see, mida ta ütleb, on üks asi, aga see, kui palju kajastust ta saab meedias ja ajakirjanduses, on see, mis tema sõnumi tegelikult ju kaugemale viib. Seega nagu võib-olla me peaksime lihtsalt, see on asi, millest tuleb rääkida, see on nii kaheotsaline. Ja, aga ajakirjandus on ka seda tegelikult teinud, et kõik need Andrew Tate'i uudised või lood tavaliselt või noh, üldiselt algavad ikkagi selle nii-öelda kirjeldusega, kes ta on ja seal tegelikult ju väga kriitiliselt räägitakse. Ja selles mõttes küll meedia on nagu tembeldanud teda suht süüdi juba, isegi kui tegelikult pole ju kohtukeis läbi saanud ja ta istub siiamaani Rumeenias kuskil kinni, aga selles suhtes, et jah, et minu jaoks tekib küsimus, et okei, kõigil on sõnaõigus ja kõigil on õigus häälele, aga me levitame ise seda häält palju kaugemale veel, et ühesõnaga, ma ei tea, mida teha selle koha pealt, väga keeruline situatsioon. Aga samast teemast tuleb on ju rääkida. Jah, just, see on asi, mil teadlikkust tuleb levitada selliste... Ma arvan, et see on jälle see teema mingil määral, et kuidas sa seda levitad ja kuidas sa sellest räägid, nagu näha on olnud, et teda tembeldatakse juba enne süüdlaseks, mis võib-olla veel võimendab tema mingisuguseid jälgijaid, et Matrix tuleb järgidele, mida iganes. See on ju tegelikult, see ei ole uus asi meie jaoks ka, kus enne kui kohtukeis on lahendatud, siis publik on juba otsus ära teinud, sama asi oli ju Johnny Deppi ja Amber Heardiga, on ju. Et meedia juba leidis, tembeldas Amber Heardi, et ta on süüdi, aga noh, kohtukeis pole nüüd ju läbi veel, nii et... Ja ma ütleks, et nii palju, kui ma kodumaiseid artikleid ja asju tema kohta lugesin, neid ei ole väga palju, aga siis mulle meeldis see Postimehes Kunnuse analüüs, sest et see oli nagu tõsiselt hea lugemine, ma sain teada asju, mida ma varem ei teadnud ja see oli nagu põhjalik pikk ja ta oli kõvasti erapooletum ja neutraalsema tooniga kui mingisugune Delfi naistekas olev see video, mis oli nagu juba see hääletoon, millega oli peale loetud, andis edasi seda emotsiooni, mis seal taga oli. No Kunnus vaata, ta ju läheneski nii-öelda teaduslikult, et sellepärast sealt tulebki see seda küll, neutraalne, et see oli tõesti Eesti ajakirjanduse maastikul siis selle Andrew Tate'i poole pealt kõige huvitavam artikkel, mida mina lugenud olen. Meediapalat. Räägime siis ajakirjanikest poliitikas. Viimasel ajal on mitmed ajakirjanikud liitunud erakondadega
ning teatanud kandideerimisest ühes ja teises nimekirjas. Kuidas me peaksime ka sellesse suhtuma? Ajakirjanikud ja poliitika käivad kokku või peaksid olema lahus? Mis te arvate? Ma arvan, et lugejana tasub olla selliste asjade puhul äärmiselt kriitiline. Et me ootame ikkagi ajakirjanduselt sellist neutraalsust ja objektiivsust, mis tõttu ajakirjanik ise ka peab olema sõltumatu. Kuid samas, no me ei saa tegelikult seda temalt ka täielikult oodata, et ajakirjanik on ka ikkagi inimene ja inimestel on välja kujunenud vaated ja seisukohad ka poliitiliselt, mistõttu ma arvan, et täielikult neutraalset ajakirjanikku tõenäoliselt ei leidu, aga sellegi poolest, kui ajakirjanik on parteiliige ehk ka poliitilise vaate esindaja, siis sellisel juhul on tal juba piltlikult öeldes mingite teemade puhul käed nii-öelda raudu pandud, et ning ei saa osasid teemasid, eriti poliitilisi, kajastada neutraalselt. Ning kui taoline ajakirjanik töötab mõnes sõltumatus meediaväljaandes, siis loob see ilmselgelt kuvandi selle väljaande kohta ka, mis muudab küsitavaks terve väljaande sõltumatuse ja neutraalsuse. Mina olen ka suhteliselt äärmuslikul arvamusel, et kas üks või teine mõlemad korraga ei tohiks. Kui sa ühe maha paned ja teist ilma esimese mingisuguse olemasolut edasi suudad teha, siis suurepärane, aga poliitika ja ajakirjandus on mõlemad sellised väljundid, mis nagu mõjutavad ühel või teisel moel inimest, aga teevad seda täiesti erinevatelt tahkudelt, nii et seal on see, kus see lahkeli minu jaoks toimub, et nad ei tohiks koos käia. Samas, kui me vaatame nagu poliitilisest vaatest, siis kindlasti nimekad ja pika tööstaažiga ajakirjanikud toovad meie poliitmaastikule ju pigem kasu. Ei, absoluutselt, aga ma lihtsalt tahangi väita, ma arvan, et neid asju ei tuleks teha koos. Jah, et nagu me teame, siis tegelevad ju ajakirjanikud igapäevaselt erinevate ühiskonnale oluliste teemadega, eks ju, mis tõttu on neil hea ülevaade ja kogemus seoses oluliste pidepunktidega ühiskonnas tervikuna. Et selles mõttes on sealt selle pinnalt siis hea alustada poliitkarjääriga, aga sellega ma olen ka nõus, et mõlemad korraga teha ei saa. Seda sai teha näiteks, ma ei tea, 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses, võime näiteks võtta Jaan Tõnissoni Postimehe, et siis ju kasutati ka ajakirjandus poliitilise vahendina, kuid tänaseks on see olukord vastupidine. Jah, ma olen teiega väga nõus selle koha pealt ja ma olen samamoodi suhteliselt ekstreemse vaatepildiga selles suhtes, et ikkagi täiesti eraldi ja minu arust ongi see, et kui ajakirjanik on seotud mingisuguse erakonnaga, siis see väljendab, et ta on ise mingis mõttes kallutatud või nagu Kristoffer, sina ütlesid, et ta ei saa mingisuguseid teemasid võib-olla täiesti neutraalselt kajastada. Ja minu isiklikul arvamusel veel seda ka, et kui väljaanne otsustab selle ajakirjaniku tööd, siis nii-öelda unless on mingi arvamuslugu või midagi, aga otsustab seda tema tööd välja anda, siis see väljendab ka väljaande enda kallutatust. Ma tõin ükskord selle, ma ei tea, sa võib ükskõik mis teemaga olla, aga ma tõin selle teatri ajakirjaniku näite just. Sa võid minna ju poliitikasse samal ajal, ma ei tea, teatri vallas kirjutada midagi, aga sa oled ikka sel juhul ju mingite küsimuste osas kallutatud. Ma ei tea, kultuurivaldkondade rahastamine, teatrite kinnipanemised, mida iganes, et jällegi tuleb see sama erinevate tahkude osaselt sisse, et jooksevad vastuollu üksteisega. Just see ka, mida Kristoffer ütles, et me oleme kõik inimesed, meil on kõigil omad arvamused, on ju, et me oleme kõik mingil määral kuhugi poole kallutatud. Ja see ongi põhimõtteliselt vältimatu. Aga kui sa oled endale juba ajakirjaniku ameti valinud, siis sinu kohustus on olla objektiivne või vähemalt oma töös olla objektiivne. Ja kui sa oled mingi erakonna või Riigikogu liige, siis see on lihtsalt see väljendab juba nagu publicly. Avalikult. Ühesõnaga, kui sa oled mingi erakonna liige, siis see väljendab avalikult sinu seisukohta ja siis sinu lugejad juba teavad ka, et sa oled selles suhtes siis nendes teemades kallutatud. Ja ma tahaks lihtsalt seda öelda, et nagu igal ühel võiks olla õigus kandideerida sõltumata tema ametist, ja samamoodi võiks olla õigus töötada ükskõik millises ettevõttes sõltumata sinu parteilisest kuuluvusest. Et mis see viimane argument oli, mis sa ütlesid, ma tahtsin midagi selle kohta öelda? See erakonna avalikult nagu... Ja ühesõnaga, et kui see on avalik ja kõigile teada, et see ajakirjanik kuulub näiteks sellesse erakonda, siis ma ei näe selles probleemi. Ma ei näe ka selles probleemi, kui mõni toimetus ütleks, et meil on kõige sümpaatsem see erakond. Et minu meelest parem las need inimesed ütlevad selle ausalt välja, kui et mingi asi susiseb ja mingid kuulujutud käivad, et huvitav, et mis selle Postimehe toimetusega siis ikkagi toimub. Ja ei, selles suhtes kui see öeldakse välja, siis vähemalt me teame,
kuhu poole need asjad on kallutatud ja kuhu mitte. ja et siis me oskame nagu kriitiliselt suhtuda sellesse. Aga see ongi see läbipaistvus, mida me nõuame nii ajakirjanikelt kui... Et minu meelest läbipaistvust ei sega see, kui ajakirjanik on parteilise taustaga. Minu meelest see on ikkagi kohati paratamatus siiski, et kui sa oled, ma ei tea, oletame, et sa oled mingis ajalehes, sa ütled, et sa oled selle erakonna või partei liige, siis ikkagi see kuidagi mõjutab inimese tähelepanu või arvamust. Ja teine asi on see, et sa ei pruugi ju alati välja tulla, sa võid seda ühes artiklis olla öelnud kunagi, aga keskmine lugeja näiteks ei pruugi isegi teada seda. See on point. Ja ei no, ajakirjandus lugedes me ikkagi nagu, mina vähemalt ootan ikkagi seda neutraalsust ja kui ajakirjanikul on selles mõttes, tal on võim, et ta jõuab suure hulga lugejateni ja kui ta seal kajastab ainult enda poliitilist vaadet, siis see ei ole ikkagi see ajakirjanduse roll, selle neutraalse ajakirjanduse roll, mida mina ajakirjandusest vähemalt. Ja, aga siis sellel hetkel on juba toimetaja asi öelda, et kuule mees, et vaata, räägi millestki muust ka kui oma poliitilisest teemast. Ei, absoluutselt, aga kas ta peab üldse sellest nagu ajakirjanduses rääkima? Et ta võib seda vabalt sotsiaalmeedias või ükskõik kus nagu, aga ajakirjanduselt, et okei, kui see on välja toodud, see näiteks mingi arvamuslugu ja on välja toodud, et on selle erakonna liige, siis on fine, on ju. Aga kui ei ole seda välja toodud ja see on mingisugune uudislugu mingist poliitilisest sündmusest või midagi taolist ja seal kumab läbi tema seisukoht, kuna tal on siis juba kindel poliitiline seisukoht, kui ta on partei liige, et siis see tekitab tegelikult probleemi, sest see mõjutab kindlasti ka ajakirjanduse usaldatust lugejate poolt. Aga kas see, et sa kuulud parteisse, kas see tähendab seda, et sa ei suuda asjadest enam neutraalselt rääkida? Ei, sa kindlasti suudad. Aga kui isegi, näiteks kui lugeja teab, et ta on partei liige, siis tegelikult, ja kui ta kirjutab isegi neutraalselt, siis võib-olla lugejale see nii ei tundu. Tekkida eelarvamus. Eelarvamused, täpselt. Ma just tahtsin öelda, et oletame, et sa oled mingis parteis erakonnas, sa isegi ei väljenda ennast kuidagi nende vaadetega või ei seo ennast kuidagi sellega, aga see märk on ikkagi küljes, et sa oled seal parteis. Kui sa oled partei nimekirja, erakonna nimekirjas, sa oled selle erakonna pooldaja, mis tähendab, et sa oled ka selle poliitilise vaate pooldaja. Minu arust ei saa niimoodi olla, et sa oled erakonna liige ja sa näiteks ei poolda seda või oled neutraalne. Siis sa enam pole neutraalne. No isegi kui sa on nii, siis ikkagi sa oled nimekirjas. Jah. Nendel valimistel siis on poliitikasse suundunud mitmed ajakirjanikud. Esimesed nimed, mis meile ette tulid, olid näiteks Marko Kaljuveer, endine spordiajakirjanik ja kandideerib nendel valimistel Isamaa nimekirjas, Allan Muuk, parempoolsete liige, Sven Soiver kandideerib Keskerakonna nimekirjas ja Ilja Ban Keskerakonna liige. Ja eelmistest valimistest on siis Aarne Mäe EKRE nimekirjas. See aasta kandideerib ka? Kandideerib ka, jah. Et see Marko Kaljuveer ja Sven Soiver on teinud selles ajakirjanikena targa lükk, et nad ei ole küll erakonnaga liitunud, aga nad on nimekirjas. Et see mingil määral mõjutab juba, Anja, et kas sa oled lihtsalt nimekirjas või sa oled erakonna liige. Aga jällegi spordiajakirjanik on näide sellest, et kui palju sa saad sporti poliitiliselt kajastada või nagu... Eelmine kord rääkisime sellest. Me rääkisime sellest. Ei, aga ajakirjanik ei tee ju... Või noh, seal on nagu see, et sul ajakirjanikuna ei ole palju teha, kui sportlased ise juba on poliitilised, aga kui sportlased on neutraalsed, siis... Ei, jaa, muidugi. Noh, spordiajakirjanikuna, mis vahet seal on, mis erakonda sa kuulud või... No jälle, oleneb, mis teemat ta kajastab. Kui ta on näiteks spordikommentaator, vahet ei ole, kui ta nii-öelda toob lihtsalt info välja, et tema sai selle koha, tema tulemus on siuke, siis ka vahet ei ole, aga kui ta hakkab juba mingit analüütilist teksti kirjutama, mis on võib-olla mingil määral seotud poliitika kasvu, me räägime, ma ei tea, näiteks rahastusest, on ju. Et siis, aga siis tal juba on ju mingisugune poliitiline vaade. Tal on juba see imago küljes, aga noh, Kaljuveer puhul ta nimekirjast ta pole erakonna liiga. Aga selles mõttes, et ikkagi see võimalus on, ühesõnaga minu arvates ei tule kasuks ajakirjanikule, kui ta on erakonna liige, sest et osade temade puhul, nagu ma ütlesin, on pandud nii-öelda käed raudu. Et sul ei ole võimalik, või noh, avalikult, kui inimesed teavad, et sa oled erakonna liige, siis sa saad neutraalselt kajastada, aga inimesed teavad, et sul on ikkagi mingi kindel suundumus. Jällegi tekib mingi eelarvamus. Aga kas teil praegu nende nimetatud ajakirjanike suhtes on nüüd mingi eelarvamus, kui te näete neid meedias? No kindlasti mingil määral on. Ikka jah, ikkagi sa tead, et ta on erakonna liige, nii
ma pean tunnistama, et minust tuleb see keskmise lugeja asi nüüd välja, et mina näiteks ei teadnud isegi, et kõik need inimesed on seotud erakondadega ja nüüd, kui ta kuskil kirjutaks näiteks, mul poleks aimu ka. Okei, nüüd oleks, aga jah, enne seda ei... Ja eriti nüüd enne valimisi on ju, kui hakkaks praegu kirjutama ja seda välja poleks saadud, aga ilmselt tuuakse välja, see on praegu on normaalne see, et tuuakse välja, aga kui ei tooda ja enne valimisi ta mingi asja puhul sõna võtab, siis see on küsitav, kas see on moraalne. Võime selle teema võtta kokku siis lõppkokkuvõttes ikkagi seisukohaga, et meie meelest ei ole moraalselt õige, et ajakirjanik istub 2 toolil korraga ja proovib 2 otsast ühiskonda mudida. Ma arvan, et sellega võib nõustuda ja siit vist ilmselt võib minna uue teema juurde. Meediapalat. Kindlasti on paljudel paberlehe lugejatel ette juhtunud olukord, kui sisseharjutatult esmaspäeva hommikul minnakse postkasti juurde uut lehte tooma, kuid peab sama targalt käed taskus tagasi tuppa astuma, sest mida ei ole, on leht. Möödunud aasta lõpust ei ilmu esmaspäeviti enam ei Postimees ega Õhtuleht, jaanuarist ka Eesti Päevaleht. Et Äripäevast me ei hakka rääkimagi, nemad sellest aastast enam paberlehed lugejatele ajalehti ei pakugi. Esmaspäevase lehe mitte ilmumise põhjus peitub kojukandes, sest nagu Postimees detsembris ütles, et Omniva hinnatõusu tõttu tuleb piirata paberlehtede ilmumispäevade arvu. Kojukande teenuse vähenemine on üpris palju kõneainet saanud ka ajakirjanduses ning viimane suurem uudis oli sellest, et Ekspress Post lõpetab ajalehtede kojukande ning koondab ligi 450 inimest. Meil noortel on tõenäoliselt keeruline seda kojukande probleemi mõista, sest ega me ju suured paberlehe tarbijad ole või kas teie olete? Kuidas ja kas kojukande vähendamine teid mõjutab või on mõjutanud? Ma kujutan ette, et üldse noorte seas võib-olla meie vanused pluss-miinus paar aastat on veel mõni selline, kes loeb paberajalehte, aga sealt edasi, ma arvan, on see tendents järjest allapoole, kas keegi üldse loeb paberlehte, kas on näinud paberlehte üldse isegi või? Teeki varsti küsimus. Ma tean paari inimest, kes meie kursusel, kes loevad paberajalehte. Aga selles suhtes, et mind isiklikult see väga palju ei mõjuta, kuna mina tarbin kogu oma ajakirjanduse ikkagi internetis. Ainuke paberleht, mida ma tarbin, on Müürileht, aga see ei käi nii esmaspäeviti. Ma ka loen mökus aeg-ajalt. Nii et mind see väga palju ei puuduta. Ja mind täpselt samamoodi isiklikult see ei puuduta, aga kindlasti see mõjutab neid, kes on paberlehe lugejad. Et kuigi noored on ju suuremas osas harjunud uudiseid tarbima läbi nutiseadme, siis võib-olla peakski rõhku panema hoopis sellele digiplatvormi täiustamisele. Et üpris keeruline on uudistel nii-öelda kannul püsida, kui need seal digivoos pidevalt muutuvad, mis tõttu olulisem osa võib jääda tegelikult 2 silma vahele, mis tõttu minu arust tulekski pidevalt arendada ja täiustada neid digiplatvorme. Ja minu meelest üks väga suur pluss, mis paberlehel on see, et ta on rahulik lugemine ja ta on vaheldus ekraanist. Ma naudin seda paberlehe lugemist, kui ma teen seda nii harva, kui ma teen. Sellepärast, et ma saan rahulikult lugeda, ükski asi ei hüppa mul selle ekraani peale, see on teine tunne lihtsalt. Aga ma arvan, et need inimesed, kes tarbivadki ainult paberlehte, pigem vanemaealised inimesed, see on nende jaoks väga suure tähtsusega ajakirjanduslik nagu kanal ja kui seda hakatakse nüüd kokku tõmbama, siis tegelikult minu meelest me võtame neilt ära võimaluse olla nagu maailma sündmustega kursis. Et jah, me võime öelda, et neil on olemas digivariandid täpselt see sama sisu kätte saada, aga kas päriselt need inimesed oskavad seda teha ja kas nad oskavad seda teha niimoodi, et see oleks nendele endale tervislik või nagu adekvaatne sisu, mida nad saavad sealt, et nad ei kalduks alternatiivmeedia väljaannete poole näiteks, sest et kui me vähendame paberlehtede osakaalu, siis me peaksime kuidagi panustama sellesse digiteadlikkusse just vanemate inimeste puhul, et nad ei ajaks omavahel sassi, mis asi on kuskil portaalis artikkel või mis asi on kommentaar või et mis vahe on Uutel uudistel ja Eesti Päevalehel. Et need on elementaarsed asjad, millega vanas meediumis probleeme või küsimusi ei tekkinud, aga uued platvormid toovad uued mured ja vähemalt mina olen küll oma lähedaste poolt tihti kuulnud argumente, et aga lehes kirjutati. Ma tahaks selle koha pealt võib-olla natuke optimistlikum olla, et ma usun, et selle 1 päeva kaotus veel nagu nii kedagi sinna alternatiivsetesse väljaantesse veel ei vii. Et ma saaks aru, kui me räägiksime rohkematest päevadest, aga kui lõpetada see kojukanne vaid 1 päeva nädalas, siis ilmselt väga suurt probleemi ei tekita. Olgem ausalt, inimesi, kes tarbivad vaid paberlehte, me räägime nüüd ainult paberlehest, isegi mitte näiteks ei tarbi raadiot või televisiooni, et sellised inimesed on ilmselt äärmiselt vähe.
et tavaliselt saadakse info kätte, kui mitte internetist, kui nad näiteks ei kasuta internetti, siis raadiost või televisioonist ikka. Aga ma olen selle osa kohal sinuga nõus et see oht siiski on, et kui inimene tõepoolest on harjunud lehte lugema, näiteks ka esmaspäeval, et siis mõni muu väljaanne, näiteks kui see talle pakub, et siis on see oht, et ta liigub sinna võib-olla vähe kontrollitud või kallutatud väljaandesse. Nagu sa ütlesid, ma ei kujuta ette, kui ništurks olla võib need, kes ongi, et esmaspäeva rutiin on nüüd rikutud ja nüüd ma lähen alternatiivmeediat lugema, ma ei kujuta ette. Nagu nimme lihtsalt. Ja eks kindlasti neid inimesi, kes ainult niimoodi meediat tarbivad, on vähe, aga ma arvan, et neid inimesi, kelle igapäevast teatav osa moodustab, neid on päris hulga. Et eks nad siis liiguvad mingitele teatud teistele meediumitele üle. Aga sellega ma olen ka nõus, vahepeal tuli välja see paberlehe nii-öelda positiivsest omadust natukene rääkisime, et mis seal paberlehel on nagu eriti hea ongi see, et toimetus on teinud selle selge valiku, et mis on kõige olulisem teema ja milline võib-olla mitte ja sellepärast ongi nagu paberlehes nagu lihtsam seda kõike jälgida. Et sest elektroonilises väljaandes ju see uudisvoog pidevalt muutub ja võib-olla selle tõttu jääb mõni oluline teema 2 silma vaheline ja seda kõik on keeruline jälgida. Ja tegelikult see lahendus, mis praegu on, et digitellija saab tegelikult läbi veebiga ligipääsu paberlehtede sisule. Et see on väga õige. Aga ma tunnen inimesi, kes sellest võimalusest tegelikult enne kuulnud ei olnud. Et võib-olla tuleks see koht nii-öelda seal veebiväljaandes nähtavamaks teha. Aga mis te üldiselt arvate, et kas paberleht on üldse meil enam jätkusuutlika? Ma tahaks loota, et see täielikult ei kao ja mingisugune väärtus sellel inimeste jaoks ikkagi on, aga ja ning säilib ka üldsuse jaoks, aga siis nagu näha olnud, see tendents liigub järjest allapoole. Et ongi täpselt see statistika, et kui me võrdleme 2019. aasta algust ja nüüd eelmise aasta lõppu, ja vaatame tiraažide arvu, siis see on pidevas languses. Eesti Päevalehe puhul me räägime 5,7 tuhandest siis ühikust, sellest langemusest Õhtulehel 9,5 tuhat ja Postimees lõpetas andmete avalikustamisel 2021. aasta mais, aga sellegi poolest, kui me võrdleme 2019. algust ja 2021. aasta maid, siis langevus oli 8,7 tuhat ühikut. Et sellest tegelikult järeldubki see langus ja tõenäoliselt tundub nii praegu vähemalt, et see paberleht hakkab välja surema. Aga ma juba huviga ootan 2023. aasta statistikat, et kuidas siis mõjutas seda tiraažide arvu esmaspäevase lehe kaotamine. Tegelikult Kaarel Tarand kirjutas Sirbis arvamusloos, et paberleht kahjum kõigile, et tema väide oli see, et paberlehed ei kao kuhugi, et see on ajutine tendents, et need numbrid nii kiiresti kahanevad. Et kindlasti paberlehtede lugemus jääb väiksemaks, aga et ta ei kao ära, et samamoodi nagu ei kao ära sul raadio ja televisioon interneti tuleku tõttu, ei kao ära ka paberlehed, sest et mingisugune hulk inimesi ikkagi jääb seda tarbima. Tal on omad väga selged eelised ja mis teda eristab, et ongi see rahulikkus, see, et toimetaja on teinud sinu eest valiku ära, kas või see, et sul ei muutu päeva jooksul pealkiri seal on tõenäoliselt vähem kirjavigu ja ta on rahulikum ja mõnusam tarbida selles mõttes. Trükimeediat peetakse ka väga rohkem usaldusväärsemaks ju, kui digimeediat. No asi ongi selles, et digimeedias on kogu aeg peale ja võib-olla hästi palju ka kontrollimata ja ülevaatamata infot ja see kõik on tekitanud selle, et see usaldusväärsus on digiväljaandmete puhul langenud. Aga see oleneb, see paberlehe nagu kestus või see, tegelikult see oleneb puhtalt sellest ajaperioodist, mida me vaatame, et lähitulevikus ilmselt mitte, ilmselt ei sure välja, no ilmselgelt ei sure välja. Aga mida rohkem edasi lähme, seda suurem on see tõenäosus, et see platvorm tegelikult muutub. Ma arvan vähemalt nii. See on tegelikult väga kahju, et see niimoodi väheneb, sellepärast, et praegu ka käid kirjandusmuuseumis ja sirvid mingit 100 aasta vanust ajalehte ja see on väga lahe. Tahaks, et 100 aasta pärast oleks ikkagi see sama võimalus või 200 aasta pärast. Kas noored ei peanudki mitte olema just sellise rohelise mõtteviisiga? et ärme võta puid maha ja et paberleht ja selle mastaab nagu sellesse rohelisse mõtteviisi tegelikult ju enam ei sobitu. Ma arvan üldiselt, me näeme nagu lähiaastatel seda, et paberlehtede väljaannete arv väheneb, et jäävad mingisugused põhilised väljaanded, et kas nädalalehed või päevalehed siis, ja nad saavad ikkagi nii suure lugejaskonna endale, et nad jäävad ellu. Ja et me lihtsalt näemegi seda, et see paberlehe nii-öelda väljaannete arv kuivab kokku ja meil jäävad mingid põhilised väljaanded ja ülejäänud liiguvad siis digisse üle. Ja tea, mis meil sellega kaasneb?
enam ei saa ahju kütta. Ja ma tahtsin seda tuua, see oli minu Vabandust. Ajalehtedega on hea ahju kütta. Jah, et siin on juba tulnud mingid, minu teada on uuritud kuskilt Facebooki gruppidest vist, et palun tooge mulle ajalehti, et mul ei ole nagu millega tulnud alustada. Et vanasti koguti numbreid, et saaks kokku mingisuguse aastakäigu, siis nüüd on see, et tahaks ahju kütta. Jah, täpselt. Mina olen terve oma elu elanud keskküttega majades, korterites, nii et mind see ei morjenda eriti. Meediapalat. Räägime siis natuke kurvematel või süngematel teemadel, nimelt Venemaa sõda Ukrainas ning koroonakriis. Meediast on läbi käinud, et me elame praegu kobarkriisis. Meil on mitu kriisi korraga või üksteise otsa ja ETV-s on isegi saade Kriiside keerises, mis siis sellest kõigest räägib. Aga minu küsimus teile oleks see, et miks peale 24. veebruari ei räägita enam koroonast, nii nagu enne? Ma arvan, et siin on 2 põhilist põhjust. Esiteks on see, et inimesed väsivad. Et kui meil domineeriks praegu 2 kriisi korraga, siis väsitaks inimesi ja kui hakata nagu sõja kõrval samas mahus avaldama erinevaid andmeid ja uudislugusid seoses koroonaga, siis oleks nii lugejale kui ka laiemalt tegelikult ühiskonnale kurnav. Kuid see pole ilmselt selle teema piisav põhjendus. Tartu Ülikooli igakuine seireuuring näitab, et septembri alguses on 90% täiskasvanutest neil on antikehad olemas läbi siis kas läbipõlemise või vaktsineerimise. Ehk see teema polegi akuutne enam ilmselt seetõttu, et otsest suurt ohtu pandeemia näol võrreldes paari aasta taguse ajaga meil enam ei ole. Samuti on ju viimase päeva 7 päeva nakatunu arv on vist 165 kandis, et mis on tegelikult väga, väga väike arv, et põhjus võib ka olla selles, muidugi enam ei käida väga koroonatesti tegemas, mis tõttu ilmselt suur osa jääb kaardistamata, kuid sellegi poolest pandeemia näol meil enam ohtu ei ole. Ehk et kui me räägimegi nagu sellest uudisväärtusest, siis koroonasel enam pole, sest esiteks inimeste huvi selle vastu on kadunud, teiseks pole enam niivõrd oluline jutupunkt ega päevakajaline. Ja kui rääkida sellest, et aasta tagasi, kui see esimene nii-öelda pauk ära käis Ukrainas, siis minu meelest inimeste seas kõikjal läänemaailmas tekkis paanika, et keegi ei osanud, tahtnud ega viitsinud siis enam kas hirmust, vihast või üleüldisest nõutusest üldse mõelda enam sellele. Ja tegelikkuses oli ju veel selle aja teema täiesti päevakohane, sest kui ma eksi, umbes selle ajal oli veel see, et koolid olid distantsõppes ja piirangud olid palju rangemad. Ja inimesed väsisid ära sellest, mul on ka siuke mulje. Aga minu meelest nagu, ma olen seda mõelnud juba pikalt ka selle koroonakriisi vältel, et kui me käisime siin lockdowni on ju, et mingil hetkel see asi nagu muutus poliitiliseks, koroona nagu muudeti maailmavaateliseks haiguseks ja see, et sul oli positiivne testi tulemus, see nagu mõnes seltskonnas ei olnud mitte poliitiline, meditsiiniline tõsiasi, vaid see oli poliitiline statement, et ma olen koroona positiivne. Minu meelest see on üks peamine põhjus, et kui me võrdleme neid 2 kriisi, siis esimene neist pigem lõhestas ühiskonda ja tekitas väga tugeva siukse vastandumise ja teise kriisi puhul just see vastandumine on see, mis meid viiks sügavamasse kriisi, et meil on vaja just kõik need erimeelsused kuskile kõrvale panna ja praegu nagu ühtselt pingutada, et see sõda ära võita ja sellest sõjast üle saada, et võib-olla on see üks põhjustest, miks sellest enam nii palju ei räägita, et ei taheta lihtsalt provotseerida seda osa inimestest, kes siis ei ole nõus sellega, et siuke asi nagu koroonaviirus üldse eksisteerib. Ja ma olen sellega väga nõus, et see minul isiklikus elus oli näiteks mu perekonnas sõprade hulgas suhetes tekkis väga palju konflikte nagu vaktsiiniteemadel või maskiteemadel ühesõnaga ja see pluss seal mängis kaasa ka see, et ma elasin Inglismaal ja mu sõbrad-tuttavad olid kõik Eestis, aga selles suhtes, et see tekitas minu elus isiklikult väga palju konflikte ja seda oli näha, et maailm muutus nagu koroonaga väga konfliktseks. Venemaa sõda Ukrainas on selles suhtes erinev selle koha pealt kindlasti, et eestlased on kokku tulnud ukrainlasi aitama, mis on seda on väga tore näha. Aga ma tooksin välja ka nende kahe teemal on ka tegelikult üks väga oluline sarnane joon. Ja kui me
mõlema nähtuse puhul, nii koroona kui sõja puhul, ei saa me üle ega ümber vaimsest tervisest. Ja koroona ajal jäid inimesed on ju koduseinte vahele, mis tekitas üksindust, ebameeldivust ja samuti tekitas hirmu. Et näiteks ei julgetud minna, ma ei tea, vanavanemate juurde, sest kardeti nende nakatamist ja muud taolist. Ja samuti ka hirm tuleviku ees. Ja see kõik mõjutas inimeste vaimset tervist. Nüüd sõja puhul täpselt samamoodi ning peamisteks emotsioonidest minu subjektiivsel nii-öelda arvamusel ilmselt on hirm ja viha. Ja märtsis, nüüd 2022. aasta märtsis, 2-kordistus psühholoogide visiitide arv, mis on ilmselgelt tingitud sõjast. Ja ma tahaksin tegelikult ajakirjanduses näha rohkem sellise nurga alt käsitlust, et teadlikustada inimest, kuidas paremini hoida oma vaimset tervist, et ennetada erinevaid vaimse probleemi, mis võivad tekkida seoses näiteks sõjaga. Seda on küll tehtud, aga seda on minu arvates vähe. Ja koroona selle kriisiga seoses mul praegu lihtsalt tekkis see mõte, et nagu võiks ju olla mingisugune saade siis näiteks, kus räägiksid inimesed oma koroonalugusid, et mis te siis tegite, nagu näiteks esimene kõige pikem karantiin, vaata. Sest minu meelest igal inimesel on nagu oma lugu rääkida sellest, mida ta tegi või kuidas ta tajus seda, et võib-olla neid lõhesid aitab vähendada ka see, kui me räägime läbi need asjad, vaata lihtsalt nagu mida me tundsime, et inimesed saavadki oma emotsioonidest rääkida, oma tunnetest ja hirmudest ja kogemustest ja kõigest sellest. Ja see on väga huvitav formaat. Peaks vaatama, kas see asja on tehtud. Teeme ise, mis asja. Selle nüüd lõikame välja saatest, et avalikkuses saaks teada sellest formaadist, et teeme ise ära. Selle lõhestamise koha pealt, või lõhestamine ühendamine, või pigem sarnasuse koha pealt, siis ütleme nii, on mul kartus siis selle osas, et sõjaga juhul, kui see peaks veel pikemat aega kestma, siis juhtub sarnane nähtus nagu COVIDiga, et inimesed tüdivad sellest. No jah, see on küll paratamatu, et see mingil määral juhtub, inimesed jäävad ikka inimesteks, aga nagu ka teised öelnud on, siis et ei jäädaks ükskõikseks selle osas. Selline kartus on mul siis sarnasuste koha pealt. Jaa, ma olen täiesti nõus sinuga, me oleme kui sul tuleb iga päev uudiseid selle sõja kohta, siis lõpuks sa muutudki ükskõikseks. Ja kui alguses oli see hirm, siis mingil määral on see hirm kadunud, kuigi see oht on meil ikka on olemas. Ja kui me räägime näiteks erinevatest tsiviiltaristute pommitamisest, elumajade, kortermajade pommitamisest, siis kuna seda on juhtunud jõhkralt palju juba, siis tegelikult ongi, inimesed on ära harjunud sellega ja see ei ole üldse hea. Jah, ma olen nõus sellega ja ajakirjanduse usaldusväärsus selles kontekstis on nagu väga oluline, sest et esimene asi, mida inimene teeb, kui ta tunneb, et ta on väsinud mingist teemast, ta otsustab, et ma ei loe rohkem. Ja kui ta ei loe rohkem, siis see tähendab seda, et ta vajub välja sellest ajakirjandusvoost, mis räägib talle asjadest enam-vähem objektiivselt, nii objektiivselt, kui seda saab ja siis tekivad mingisugused Facebooki grupid ja mingisugused inimesed kuskil kõrval, kes hakkavad ütlema, et kuule, et aga tegelikult on alternatiiv olemas, et tegelikult sa ei peagi lugema seda, mis seal kirjas on, et tegelikult saab selle sõja väga lihtsalt ära lahendada ja et see tegelikult tekib sama fenomen, mis tekkis koroonaga ja mis lõppes sellega, et meil olidki mingisugused autode rongkäigud ja asjad ja meeleavaldused on ju. Et ma ei tea, kas see minu poolt nüüd meelevaldne üldistus, aga et tegelikult eile ju uudistest käis läbi ka see Nursipalu teema on ju, et minu meelest see on natuke see sama fenomen, et hakkab tekkima väsimus ja inimesi tegelikult ei huvita see, et kas see aitab kaasa meie riigikaitsele või mitte, vaid nad lihtsalt protestivad selleks, et protestida. Jaa, ma isegi sinna Nursipalu teemas oli äkki lasku, muidu ma olen jälle väga emotsionaalselt nagu eelmine kord. Aga jah, ma olen sinuga nõus, et seal leidub väga palju sarnaseid jooni ka selle Nursipalu teema osas. Aga seal on muidugi, selle Nursipalu teemas on ühes nagu igasugused erinevaid teisi aspekte, millest me eelmine ajal rääkisime. Et kokkuvõtteks võib öelda, et ega meil häid lahendusi nagu nendele suurtele küsimustele ei ole. Et kõige parem, mis me teha saame, on see, et me kuulame ära, mis teistel inimestel öelda on ja proovime olla mõistvad ja kannatlikud. Täpselt nii. Ja läheme järgmise olulise teema juurde, mis samuti, nagu meil on kombeks, siis saate lõpus me võtame me oleme jätnud saate lõppu selle kõige põrutavama uudise. Ja seekord, see uudis nagu põrutas täielikult, et siin me räägime, ühesõnaga, ma lähen kohe asja juurde siin,
ma olen ise juba nii emotsionaalseks. Ühel Elu24 avaldati terapeut Laura Valk ütles, et minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes arvutimänge mängivad. Ja see on tekitanud sotsiaalmeedias vihalaviini. Laura ühesõnaga täpsemalt ütles, et ma ei kujuta elu sellise mehega ette ja minule ei meeldi täiskasvanud mehed, kes mängivad arvutimänge. Elisa, mida sina sellest arvad? Tore, et sa mind märkasid, nagu panid kohe paika, et naissoost isik avalda arvamust, on ju. Minu isiklik kogemus selle koha pealt viitab sellele, et mehed, kes mängivad arvutimänge, kohtlevad naisi paremini. See ei ole muidugi reegel ja minu väide põhineb 2 näitel, aga mõlemad need mehed olid väga armsad ja siirad inimesed ja ma ei ütle, et videomängude mängimine teeb sinust armsa ja siire inimese, aga see on lihtsalt minu kogemus. Ja seal on muidugi see piir, et kas sa istud 10 tundi päevas arvuti taga ja mängid või teed seda nii-öelda peale pikka tööpäeva lõigastumiseks või igavast päris maailmast põgenemiseks. Et selles ei ole nagu minu arvates midagi halba. Pluss ma ise mängin videomänge, seega ma arvan, et see on nagu tore asi, mida koos ka teha, seega ma ei ole nõus Lauraga. No meil, mis te arvate? Minu meelest nagu kõik need asjad, mis ta seal ütles, nagu mingid asjad, mis ta ütles, ei ole küll nagu üdini valed, aga minu jaoks oli probleem sellega, kuidas ta neid asju ütles. See oligi nagu see põhiline asi. Kusjuures ma saan ka mingil määral saan tema vaatepunktist aru, et põhiline, mida ta öelda tahab, või läbi ridade nii-öelda on ikka see, et ta ei taha nii-öelda mökut või lapsikut meest. Aga eriti naljakas oli ikkagi see viimane lause, et kõige lapsikumad mehe tüüpi on need, kes on mängurid ja teiseks täiskasvanud, kes toimetavad Snapchatis ja videose läbi. Mitte mingit põhjendust sellele viimasele väitele ei olnud. No see Snapchati all ta vist mõtles mehi, kes küsivad naistelt alasti pilte Snapchatis. Seda teemat ma ei ole õige inimene kommenteerima, aga selle videomängude koha pealt ma ütleksin, et tundsin ennast väga puudutatuna ja et ma ei tea, mis ma nüüd teen. Ta on terapeut esiteks, on ju. Ta vist ei ole päris nagu, ma ei tea, kas tal on nagu... No siin Elu24 on pealkirjas. Siis peab olema. Ei, no siis, okei, Elu24 ütles, siis nii on. Ei, ta on, ma kuskilt vaatasin ka, et tal on see mingisugune väljaõppe ikkagi on. Väljaõppe. Aga samas see oli Laura, kusjuures tal tuli nüüd jaanuaris tuli välja ju raamat. Jaa, see oli esimene asi, mida ma lugesin sealt ridade vahelt välja. Suurepärane promo ja reklaam. Aga sulle ei segaseks see Snapchati teema, et ta avab neid oma arvamuste tagamaid raamatus. Väga hea. See on siin viimases lõigus kirjas. No siis tuleb raamatust. See oligi, suurepärane product placement. Pole mitte midagi öelda. Aga selle Snapchati koha pealt on hästi huvitav see tegelikult, et ma ei tea, kuidas naistel on, aga meestel on küll, kes oma Snapchati on kõigil see, et kõikidel meestel, keda ma tean, kes kasutavad Snapchati, on see, et neile saadavad mingid botid, saadavad sõbrakutse ja siis hakkavad neile saatma mingit, ütleme siis ulaka sisuga mingid pilte, linke, videoid, mida iganes. Ja see nagu tohin vahele segada, see ei ole ainult meestel, mulle saadetakse ka mingid botid ja mul on ilmselgelt, mu nimi on Elisabeth, see on mul nagu, see on mu nimi Snapchatis, aga ikka tulevad mulle mingid ulakad. Mis soost need botid on siis? No ma ei võta neid vastu, sest ma tean, mis need on. Sa näed selle ma juba ühe korra tegin selle pea. Näed ära, et mina olen näinud küll ainult naiste neid kasutajaid nii-öelda. Aga oli väga sisukas tunnike siin teie seltsis. Aitäh, et tulite, aitäh, et kuulasite. Ja saates olid täna Elisabeth Prints, Mikko Pärn, Kristoffer Muraveiski ja mina, Martin-Erik Maripuu. Kohtume taas juba natuke vähem kui 2 nädala pärast. Kuulmiseni. Tšau. Tšau. Lõpetage volikogus joomine. Pool tundi tagasi selgus, et Riigikogu valimiste elektroonilise hääletuse Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige ehtsam lumpen. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Meediapala.